Silvia Mälksoo on sündinud 9. veebruaril 1953. aastal Tartus. 1985. aastast hakkas ta tööle Abja gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetajana, kokku 37 aastat. Tema õpetajateekond algas juhuslikult, kuid jäi kestma kogu eluks. Et kuidas minust siis sai õpetaja, see ei ole niimoodi, et ühe hetkega oledki õpetaja valmis, tuled kooli ja oledki õpetaja. Õpetajaks saadakse tegelikult minu meelest siis, kui sul on klass juhatada, et sa saad lastega rääkida ja see tuleb kõik aastatega ja praktikas. See ei ole võimalik, et kohe ükski kool ei tee kedagi valmis õpetajaks. Soovi või mingit niisugust unistust saada õpetajaks ei ole mul olnud. See tuli tegelikult täiesti juhuslikult, kui Aksel Tiideberg tuli meie koju ja kutsus mind Abja kooli eesti keele õpetajaks. Eva-Liisa oli 1 aastane ainult ja ma ei tahtnud suurt koormust ja nad ei pakkunudki seda, kas mul oli mingi 10 tundi võib-olla nädalas. Ja ma käisin ka, siis oli ka laupäeviti kool. Siis oli abikaasa ilmselt kodus ja teised suuremad lapsed ka, et ma sain ikkagi käia. See põhikoormus oligi siis laupäeval. Aastad koolis möödusid märkamatult, tundide, laste ja erinevate lugude keskel. Iga klass jättis oma jälje, mõni neist eriti sügava. Kindlasti on mulle väga meelde jäänud kõik lennud, aga väga eriliselt 50. lend. Nemad siis lõpetasid 1995. aastal. Ja miks see lend? Seal oli siis 16 õpilast, 7 pöialpoissi ja 9 lumivalgekest, nagu ma neid kutsusin mõttes. Ma ei mäleta, kas ma neile seda ütlesin. Ja sellepärast, et nad olid, kui ma töötasin lasteaias, siis nad olid algusest peale minu lapsed kuni lõpuni välja. Alates 5. kuni 12. välja olin siis jälle mina nendega. Nii et see oli ju nagu oma perekond. Siis oli tore juhtum, oli see, minu meelest oli see ka natuke naljakas, et ühele oma viimasele lennule, see oli väike klass, õpetasin ma poistele väikeste luikede tantsu. Panid seelikukesed selga ja tantsisid üks niisugune nagu, oligi tantsude võistlus või kavade võistlus ja siis meie poisid tegid siis selle. Ja nii nagu ta neil välja tuli, eks ta natuke kohmakas oli muidugi, aga see, igatahes nad said suure aplausi osaliseks. Koolis olid tema kõrval inimesed, kellega jagati nii rõõme kui muresid. Aastate jooksul kujunes neist omamoodi teine pere. Silvia oli alati liikumises, õppis, luges ja tegutses, sest paigal püsimine polnud tema loomuses. Kolleegina oli Silvia väga abivalmis. Ta on ääretult suure lugemusega. Võib öelda, et oli meie kooliõpetajate vaimne ema. Muidugi ta on väga töökas. Kõige uuega tahtis Silvia alati kursis olla. Ta käis väga palju teatrietendustel, kinos, kõik, mis oli uus, pidi ta olema ära näinud. Ma ei tea, mis asi on igavus. Ma ei ole seda kunagi tundnud. Ei lapsena, ei hiljem elus, sellest ei saa üldse rääkidagi, oleks ju tahtnud lugeda ja ka kirjutada palju rohkem oma elu jooksul, aga ega ma ei kahetse midagi, et tegelikult on nii palju andnud see õpetajatöö, kui palju õpilasi on ju minu käelt nii-öelda läinud, et terve Eesti on ju neid inimesi täis tegelikult, nad ei ela ju kõik enam siin. Ent õpetajatöö pole olnud alati kerge. Aastate jooksul tuli ette kevadeid, mil koormus ja vastutus olid väga suured. Siiski leidis Silvia
igas olukorras jõu, mis aitas edasi minna. Kõige suurem väljakutse oligi see, kui klassid olid väga suured, samasse väikesesse klassiruumi pidi mahtuma 31 õpilast. Pingid olid lausa vastu tahvlit. Ja juba see, et suured inimesed, gümnaasiumiklassid olid põhiliselt, et õhku ei olnud enam ja 33 on isegi olnud ühes klassis. Ja siis veel juhtus niimoodi, et kui Viive Tiidebergiga enam ei olnud, siis tuli üks nooreke siia, üks õpetaja Anna, aga temaga ka juhtus midagi. Ta jäi haigeks ja siis olin ma sisuliselt üksi ühel kevadel, täiesti üksi ja siis mul oli ikka, ma ei tea, 30 tundi nädalas, mis on ju peaaegu 1,5 koormust või 1,5 ongi. Ja see oli ikka väga raske. Aga kuidagi me viisime need lapsed ikkagi eksamile ja ma mäletan, et hakkasin neile täiesti selles mõttes võõrad lapsed, et ma ei olnud ju neid õpetanud, aga ma tegin neile siis eksamieelset konsultatsiooni ja hakkasin lihtsalt peast jutustama neile ühte novelli Juhan Liivi Peipsi peal. Ja uskuge või mitte, sellel eksamil tuli täpselt see novell, oli neile siis nagu see teksti analüüsiks. Ja nii läkski, et see oli puhas juhus muidugi jälle, et juhused mängivad meie elus vahel väga suurt rolli. Kogemusega tuli ka arusaamine, et õpetamine on palju enamat kui aine edasiandmine. Noortele kolleegidele soovib Silvia rahulikku meelt, kannatlikkust ja seda, et nad hoiaksid inimest enda ja oma õpilaste sees. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et õpetaja on ikkagi eelkõige inimene, et ta on hea suhtleja, et ta mõistab oma õpilasi, et ta saab nendega hästi läbi, et muidu ei ole ju võimalik õpetada. Kuidas ma õpetan, kui ma olen kuri ja vihane või nagu mõned lapsed ukse taga mõne õpetaja puhul küsivad, mis ta täna on, kas ta on kuri või vihane? Kuidas ta täna on? Et see ei ole ju normaalne, eks ole. Et õpetajat ei peaks kindlasti kartma, aga loomulikult peab ta tundma oma ainet ja ta peab oskama seda ka edasi anda. Ja eks see kõik tuleb ikkagi aastatega. See ei tule niimoodi ühe hetkega kätte, et oledki valmis õpetaja. Et see on kõik niisugune tunnetamise küsimus tegelikult. Ja ikkagi koolis ei ole ainult see, et sa õpetadki nüüd seda programmi. Et see programm, mis nüüd on, et ma kogu aeg ainult läbin seda punkt haaval. Et minul oli küll tihti nii, et ma õpetasin, tuli mulle mingi idee või mõte, kas keset tundi või enne tundi, ja siis ma rääkisin hoopis millestki muust, mõnest teisest kirjanikust võib-olla. Ja muidugi, kirjandus on nii lai valdkond, et sa saadki valida. Et ei pea ainult kogu aeg näpuga nagu järge ajama. Ja teine asi veel see, et peale selle aine tuleks mitte õpetada, ma ei oskagi seda seletada, see on see, et paratamatult annad sa oma õpilastele edasi veel midagi eluks vajalikku, kas või seda, kuidas näha loodust, kuidas suhelda inimestega, et mis siis elus on tähtis. Kas on tähtsad mingid välised asjad või hoopis sisemised. Et see on ju väga oluline. Kui igas klassis on 1 või 2 õpilast või ütleme lennu peale 1 või 2 inimest, siis on kõik, kes on nagu huvitatud või kellele läheb see korda, siis on kõik väga hästi. Sest
rohkem väga enam loota ei saa. Ja mitte enam, vaid üldse, võib-olla on see kogu aeg nii olnud. Silvia oli nii õpilastele kui ka kolleegidele värvikas ja silmapaistev oma mõtete, soojuse ja huumoriga. Pärast aastakümneid koolitööd leidis ta uue viisi, kuidas oma mõtteid ja tundeid jagada. Arvan, et õpetaja Silvia jääb üheks Abja gümnaasiumi legendiks. Seda enam, et ta on nüüd avaldanud ka raamatu Kirjad kasuemale, et Silvia Rannamaa on talle olnud väga lähedane ja et ta sellisele mõttele tuli anda välja raamat, see on ka igati väärt tegu. See on mulle andnud nagu täiesti uue hingamise, uue elu tõstnud tiibadega üles nii-öelda ja et see minu tütar Maria on öelnud kerge niisuguse huumorivarjundiga muidugi, et emme, et see on sinu elu tähetund, et see on kordumatu ja tegelikult see nii on, et see on küll naljaga pooleks öeldud, aga see ei olegi üldse nali. Ja ma olen märganud nüüd kuidagi sellist tendentsi, et minu õpilaste emad või vanemad kingivad seda raamatut oma lastele. Et see on nii huvitav, et vaata nüüd, mis su õpetaja nüüd tegi või näed, oskab kirjutada ka veel. Kirjandus oli ja on kindlasti Silvia elu süda. Sõna jõusse uskus ta kogu oma õpetaja tee vältel. Tagasi vaadates tõdeb ta, et oleks tahtnud veelgi enam aega anda loomingule ja tunnivälisele tegevusele õpilastega. Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis ma kindlasti teeksin veel rohkem luuleõhtuid ja kutsuksin lapsi kokku ja paluksin muusikaõpetajat, et ta laulaks nendega, nagu meil olid luuleõhtud. Kunagi oli siin koolis veel Aivar Koks, ajalooõpetaja, väga tihe koostöö oli meil. Tema pani lapsed laulma, mina panin luuletusi lugema ja siis me tegime kirjandusõhtuid. Küll seal all tegime niisuguse nagu kohviklubi sööklas ja siis ka lihtsalt mõnes klassiruumis, vahel koridoris, vahel treppidel lugesime luulet. Nii et ja veel rohkem kalduksin ma programmist kõrvale ja võtaksin neid olulisi asju, mida ma iseenda jaoks oluliseks pean ja mida ma ise rohkem nagu tunnen ja tean. Et need õpikud nagu tänapäeval on, kas või mõni väliskirjanduse õpik, või mingi väliskirjanduse kursus, kus on seal 100 autorit, iga ühe kohta natukene, kellest ei tea õpetaja väga palju, igaühest neist kindlasti mitte. Ei tea õpilased hoopiski ja mis selle kasutegur siis on. Et tuleks nagu võtta rohkem süvendatult. Üks autor ja teine autor ja kolmas ja neid põhjalikumalt. Ja selleks peaks muidugi tunde ka rohkem olema. Aga kirjandus on tänapäeval juba niivõrd elitaarne kunst või ala, et ma väga kardan, kas see üldse tulevikus enam kooliprogrammis on, millest oleks muidugi väga kahju. Aastakümned koolis jätsid Silviale lugematul hulgal mälestusi ja inimesi, kes on tema teed puudutanud. Noorte kõrval töötamine andis talle energiat ja rõõmu, mida ta peab õpetaja töös suurimaks väärtuseks. Ka õpilastega koos olemine on ju meeldiv. Kas kuskil mingil väljasõidul või kui nad tulevad sulle koju oma lastega juba, ka seda on juhtunud. Ja et koolis on selles mõttes just väga tore ikkagi töötada, et noorte hulgas ilmselt säilib või kestab inimene
õpetaja siis ise ka noorem, ikka palju aega. Ma kujutan ette, et näiteks meditsiinitöötajal on kindlasti palju keerulisem, sest seal on rasked probleemid. Aga koolis on ju ikkagi see noorus silmades ära ja see annab ju õpetajale ka väga palju.